olemas kõik vajalikud paberid, igaüks vaatab, mis ta seal käes täpsemalt on, et kõik erakonna liikmed on saanud koos päevakava, mandaadi ja muude materjalidega hääletussedelid, kuhu on kantud kõik eelregistreeritud kandidaatide nimed. Sedelid on klambriga kinni, neid ei pea lahti võtma ja tegelikult parem olekski, kui nad jäävadki kinni, kui te lasete sedeleid valimiskastidesse. Palun pange tähele ka seda, et igal sedelil on siis häälte arv, mida te saate anda. See on siis järgmine. Esimehe valimisel on igal hääletajal 1 hääl, revisjonikomisjoni valimisel on igal hääletajal 2 häält, aukohtu valimisel 3 ja juhatuse valimisel 4. Hääletamisel palume tõmmata ring ümber kandidaadi numbrile või nimele. Vähem hääli võib anda, kui sedelile märgitud on maksimumiks. Rohkem ei tohi, sest see muudab sedeli kehtetuks. Kui kellelgi juhtus nii, et sedel sai soditud, siis pöörduge valimiskomisjoni poole ja see sedel vahetatakse teil välja ja soditud sedeleid me arvesse ei võta. Kui koosolekul seatakse üles täiendavaid kandidaate, siis lisatakse need nimed siis laekumise järjekorras avalikult välja pandud kandidaatide nimekirja juurde.